tugevus ja nõrkus, eks ole, et seal on jah, meestel on mingil määral ikkagi rohkem antud. Mehed on väga osavad üleüldse, kui me vaatame nagu spordialasid tervikuna igasugustel kiirusaladel. Ja see tuleneb ka nende nagu füsioloogist anatoomiast, et meestel on suurem süda, suurem kopsumaht, eks ole, suurem südame minutimaht, see kõik annab sulle juba selle võimsuse. Ehk see on ka põhjus, miks igasugustel kiiretel jooksualadel on alati mehed kiiremad, selle vastu ei saa, eks ole. Ja mehed kasutavad nagu paremini süsivesikuid energiaallikana. Nad suudavad süsivesikutest ja glukoosist nagu selle energia toota. Naised seevastu on osavamad natukene siis rasvade kasutamisest energiaallikana. Meeste kehas on protsentuaalselt kiiremaid lihaskiude rohkem. Naiste kehas on aeglasi lihaskiude rohkem. Ja see mõnes mõttes loob ikkagi nagu mingid eelised naistele ka. Et kui ma seda tüüpi loenguid teen, kus ma räägingi nii-öelda hormonaaltsüklist ja sellest, millest mehed ja naised siis erinevad on, siis alati tuletan naistele meelde seda, et kuna meil on aeglasid lihaskiude rohkem ja meil on nii-öelda rasvade kasutamine energiaks on parem, pluss meil on üldse rasvavarusid rohkem kui meestel, siis ultraaladel tuleb see näiteks eeliseks naistel. Nad kestavad kauem.